boonustega, need on selle lepingu boonused, mis tulevad selle kaasa, et ma olen Kristuse lepingus. Ja ma usun, et need boonused, me saame lihtsalt sellest, me oleme tema lapsed. Isa, sinu lapsed. Sinu tõotused ütlevad meile, sinu vergutaavad läbi on tervistunud, jah. Ja me igatseme koos olla, me igatseme osa saada sellest lepingust kõigist nendest asjadest, aga mitte ainult hüvedest, vaid Jumal, me võtame ka need asjad, mida sa meil rääkid, mida me võiksime teha, mis on meie kohustus ka nii-öelda. Ja siin me näeme tegelikult, et Jumal teeb, kõik kuulub sulle. Sa oled mu poeg, sa oled mu tütar, kõik kuulub sulle. Kogu pärandus kuulub sinule. Igatsenud, ole jälgine, ole elane, igatsenud, tuleme ette, ole mõju osadus. Ja see uus leping on huvitav leping, see on osaduse leping, üks oli äkki Jumal toetas meelde, see on osaduse leping. Ma mõtlesin, kui kellelgi on pruut ja sa võid vaadata, kui ilusa kea kujuga ja ilusate juustega, ilusate silmadega ja kõik, aga sul ei oleks osadust temaga. Mis kasu sest oleks, eks ole? Jumal on samamoodi tegelikult. Jumal tahab oma rahvaga osadus ja see leping on osaduse leping. Sinu ja minuga Jumal tahab, et meil oleks osadus temaga. Üks suhe temaga, kus mina räägin, kus tema saab rääkida, kui meil oleks aega kuulda. Jumal, mida sul on mulle öelda? Jumal, kuidas sa mind juhtida? Selles ja teises ja kolmandas olukorras. Jumal juhi mind, õpeta mind, suuna mind Jumal. Jumal täida oma vaimuga mind. Ma tunnen, ma olen nii kuiv, aga täida Jumal. Ma tunnen, et ma olen jõudnud kõrbe kohtaga. Jumal, aita edasi, aita ma olen täidetud üle voolnud oma töökoha sisse. Ükskõik kus on. Ma olen sinu lepingu laps. Ma sinu poeg, sinu tütar. Sa oled mu isa. Et see on uus leping tegelikult, millest ma lähen. Ja ma usun, see on üks parim leping. Ja muidugi üks huvitav asi, mida te võib-olla vaatate ja siin ta ütleb niimoodi, et siis ei hakata venda. Vaata huvitav see, et ärge kuulge, see ei ole tähtiski, mida mina siin praegu räägin. Kuulge seda, kui püha vaimu kaudu räägib. See on tähtis. See on tähtis, keegi küsimus, kas siis piibliõpetajaid ei ole vaja. On küll, aga ma tahan kuulda piibliõpetaja kaudu ka, mida püha vaim kaudu räägib. Ma tahan kuulda prohveti kaudu ka, mida püha vaim kaudu räägib. Sest nii palju on prohveteeringut teinekord palju. Aga ma tahan kuulda, kas püha vaim ka selle kaudu räägib, eks me. Et ma olen ka saanud, on prohveteeringut, et ma näen, mis Jumal on mu südame sen eelnevalt juba pannud, eks me. Ja keegi prohvetiku sõnum äkki kinnitus on, et jess, vaat see on see, mis on tõeliselt, eks me tunnen, et see Jumal rääkis, eks me. Aga on prohveteerinud, kuidagi ei puuduta mind niimoodi, et jah, ta prohveteeris küll, aga see küll minu jaoks on, eks. Et sellepärast me peaksime ära tundma tegelikult, kuidas püha vaim viib meid. Püha vaim on nii tähtis tegelikult, et olla oma südames nagu Janne Neljane. Jumal, ma tahan kuulata. Võib-olla kui ma noored kestes ei eristanud nii palju sellest. Aga ma usun, et kui me kasvame, me hakkame enam eristama pühavaimu häält tegelikult oma elus. Kuidas püha vaim meid viib? Kuidas ta suundub õpetab meid? Et see leping, see on üks privilegeeritud leping ja kui vanas testamendis need prohvetid vaatasid Jumal andis neile maitsta natukene eeltulevat maitset, et on üks võimas leping tulemas. Ja nad vaatasid ja nad mõtlesid, nad igatsesid osa saada sellest lepingust. Millest meie tegelikult täna oleme. Nemad ei saanud sellest osa, aga meie on täna võimalus. Ja ärme magama maha seda, mis on Jumala varandusvaevast, sest tegelikult meie jaoks pandud. Seal on kõik, mis on tarvis eluks ja Jumala tartuseks. Nii et nähme ennast Jumala perekonnana, Jumala poega ja tütardena, kellel on isa, kes armastab, kes hoolib, kes hoolitseb, kelle käes on vägi ja meelevald.